Teeme sissejuhatuseks enda poolt ülevaate, milline oli siis selle aasta hooaeg. Esiteks alati alustame sellise slaidis, et näidata, et jah, me räägime hästi tihti kogukonnaaedadest ja õppeaedadest, nüüd aina rohkem toidusaludest, aga tegelikult linnaaiandus võib tähendada väga paljusid eri viise, kuidas linnas toitu kasvatada. Aga tõepoolest meie keskendume rohkem nendele tegevussuundadele. Ja osad märksõnad, mida te siin täna näete, ongi need, mida me täna tahtsime esile tuua, nagu toidusalud ja linnakorilus, millest võib-olla me kuuleme vähem. Ja loomulikult selline üldine kontseptsioon on söödav linn, ehk siis see, et terve linn võiks olla söödav, meil võiks olla rohkem söödavat haljastust üldiselt. Ja miks me seda ikkagi teeme, seda tasub korrata, üldistatult 3 suunda, hariduslik, et me oleksime teadlikumalt oma keskkonnast, keskkondlik ja ruumiline, sest mitmekesisus, see on kõik väga käega katsutav, mida me teeme otseses mõttes, ja muidugi sotsiaalne, sest me teeme seda koostöös ja mitte üksinda, ehk siis see väga tugevalt mõjutab meie heaolu ja meie suhteid omavahel. Ja ühe uue asjana, mida Jaanikaga tegelikult me oleme palju arutanud ja mis on muidugi ühiskondlikest sündmustest tulenev, on muidugi ka toidujulgeolek, mis võib tunduda võib-olla väga marginaalne, arvestades seda mastaapi, millega me hetkel tegeleme, aga ka see tegelikult on väga asjakohane. Jah, et paljudel teist võib-olla tekib küsimus, et mis asi on õppeaiad. Kogukonnaaedadest on paljud kuulnud. Need on siis linnaasutuste hoovides või ka katustel olevad aiad. Kõige rohkem on neid haridusasutustes, aga ka kultuuriasutustes, näiteks muuseumites, hoolekandeasutustes, huvikoolides, noortekeskustes. Ja tegeletakse seal siis õuesõppega, ka roheteraapiaga, eriti sotsiaalhoolekandeasutustes, ja seal leiavad aset erinevad ühistegevused ja taimekasvatuse integreerimine ka asutuse tegevustesse. Ja kui me näeme seda Tallinna õppeaedade kaarti, siis see on tõesti väga kirju. Meil on pea 200 õppeaedas, need on kõige rohkem on lasteaedades ja sõimedes, koolides ja kutsekoolides on päris palju ja need on tõesti üle linna laiali. Sinna pääseb näiteks lastehoovidesse tihtipeale ei pääse, aga näiteks koolihoovides on võimalik käia, muuseumite, kultuuriasutuste õppeaiad on ka külastajatele avatud. Ja tänavune õppeaedade aasta on olnud väga viljakas, on juurde tulnud ametlikult meile teadaolevalt 7 õppeaeda. Ja on hea meel tõdeda, et aina rohkem muutuvad õppeaiad ka loodushoidlikumateks, et kasutatakse rohkem jätkusuutlikumaid praktikaid. Sellel aastal oli peaaegu kõigil projektitaotlejatel kas juba tegeleti komposteerimisega või siis projekti käigus siis soetati endale see võimalus. Me jätkame ka koolitamisega. Siis vihmavee kogumine on muutunud järjest populaarsemaks, püsikute kasutamine, ka permaveendraid tuleb kooliaedadesse ja muudesse õppeaedadesse juurde. Kasutatakse vastupidavaid materjale, taaskasutust ja väga hea on näha, et ka sellel aastal on palju rohkem hakatud pöörama tähelepanu mitte ainult siis inimese heaolule seal aias, vaid ka teiste meie sõprade ja kaasliikide peale, et luues tolmendajatele elupaikasid ja neile toidutaimi sinna istutades, ka siilide joogikohad on tekkinud, tehakse ka söödavaid hekki lindudele, nii et ainult rõõm. Siin on hea näide ühest õppeajast, mis asub kesklinnas, Rõõmutarrekese lasteaed, tõeline roheline oas keset kesklinna ja lisaks sellele, et nad kaasavad hästi palju õpilasi ise õppeaia planeerimisse, mida seal kasvatada ja kasvatavad seal köögivilju ja maitsetaimi, siis lisaks on seal ka kanad. Nii et selline vahva õppeaed. Siin on näide Tallinna lastekodu õppeaiast, kus samamoodi on olemas kasvuhoone, siin on olemas peenrakastid, ka kasvatatakse marjapõõsaid, viljapuid, nii et ka selline väga külluslik õppeaed. Aga on ka selliseid teistsugusemaid õppeaedasid, näiteks avalikus ruumis olev Kalamaja muuseumi õppeaed ja ka katusel on õppeaedasid.
Tallinna Saksa Gümnaasiumis on näiteks selline. Ja kui me nüüd mõtleme kogukonnaaedade peale, siis nendesse võib huviline täitsa sisse jalutada ka juhuslikult tänavaruumi kasutades. Ja neid on tõesti väga mitmeid, väga erisuguseid, erineva suurusega, väga erineva formaadiga ja ka pidajad on nii asumiseltsid, arendajad kui ka linn ise. Aga neid kõiki ühendab soov kasvatada koostöös taimi ja see kogukondlikkus ongi seal võtmesõna, et koostöine taimekasvatus ja muidugi koostöised üritused, mitte ainult aianduslikud, vaid ka muud kultuurisündmused. Ja tänaseks meil on tõesti peaaegu 50 kogukonnaaeda, see on väga uhke number, igas linnaosas on vähemalt üks, nii et julgelt võite neid uuel hooajal külastada, muidugi ka talvel, võib olla päris huvitav, aga ja et mida suvisem, seda uhkem on vaatepilt. Ja ka sellel aastal, nagu iga aasta, on meil olnud uusi tulijaid, 4 uut kogukonnaaeda ja eriti rõõm, et 2 on neist tulnud Haaberstisse, kus varem oli ainult 1 kogukonnaaed, nii et Haabersti sai juurde endale tublisti tegijaid. Ja näidetena Pelgu ühisaed, võib öelda, et meie selline kogukonnaaianduse superstaar, kus on väga uhkelt kõik inventar loodud ja läbi mõeldud ja eriti hea meel, et see on see koht, kus me oleme saanud katsetada ka väiksemate aiamaade pidamisi linnakeskkonnas ja tõestada, et see on sobilik ka sellisesse linnalikumasse keskkonda. Aga meil on väga pikaajalisi ja väga tublisid väiksemaid aedu, nagu Kadrioru kogukonnaaed. Ja rõõm, et meil ei ole ainult linnamaal, vaid ka eraarendajad, eramaade pidajad näevad aianduses väärtust, nagu näiteks Põhjalaias või siis Uur-Veerinni uusarenduses. Ja väga huvitavana näitena on meil tulnud eelmisest aastast Kalamaja tänavaaed, mis ongi väga hea näide sellest, kuidas söödav haljastus võib toimida väga kesklinnikus kohas ja pakkuda ka väga paljudele rõõmu. Ja uue suunana koos rohelise pealinnaga tuli meile ka toidusalu ja me aina enam ka populariseerime ka väga jätkusuutliku linnaaianduse vormi nagu linnakorilust. Ja nüüd järgmisel aastal tuleb juurde veel üks kogukondlik toidusalu, mille loomisel saavad inimesed ise kaasa rääkida. Siis Mustamäel. Ja Maarja, kes on üks selle projekti eestvedajatest, võib lehvitada, kes on huvitatud uue toidusalu tegemistes, võib tema juurde pausi ajal tulla. Ja linn toetab mitte ainult kogukonnaaedasid ja õppeaedasid, vaid tegelikult ka linnaaianduse projekte, mis suurendavad ka seda teadlikkust linnaaiandusest. Näiteks toimusid meil rattaretked kogukonnaaedadesse, mis olid väga populaarsed. Siis väga huvitav projekt oli Juur, mille käigus siis valmisid infomaterjalid ja toimusid loengud ebatavalistest aedviljadest. Siin on Anton, kes selle projekti eestvedaja on. Ja see on selline hea kaval nipp vandalismi vastu, sellepärast et Anton näitas taimi, mida kasvatada niimoodi, et teised neid ei tunne, nad ei oska neid varastada. Ja samuti toimusid ka seenekasvatuse töötoed ja muud huvitavad projektid. Ja eriti rõõm on olnud toetada ka Söödav linn 2 kogumiku ilmumist, mis võtab kokku 15 aasta tulemusi meie valdkonnas. See on täiesti võimalik vabavaraliselt lugeda Linnalabori kodulehel, aga see on ka trükis olemas, meil on täna need ka kaasas, nii et kes on huvitatud endale paberikujul selle saamisega, siis võib pausi ajal pöörduda. Aga tõesti, see on kogumik 11 artiklist, kus on praktikud, teadlased kirja pannud, kuidas nemad näevad, millised on olnud mõjud selle linnaaianduse suunal.
ja väljakutsetes kõik ei ole alati nii roosiline, ka meil on erinevaid raskusi, millega oleme algusest peale silmitsi seisnud ja ühed neist ongi tegelikult erinevad eelarvamused. Et ilmselt siin olijatele ei pea selgitama, et võiks toitu kasvatada linnas, et see on sobilik, aga endiselt on väga paljud inimesed, kes ei pea seda heaks tooniks, nii et siin on meie ülesanne näidata häid praktikaid, maandada neid hirme ja muidugi suurendada teadlikkust mitte ainult avalikkuses, vaid tegelikult ka aednike seas, sest me näeme, et aiandus huvitab väga paljusid, aga teadmine, kuidas seda teha keskkonnasäästlikult, ei ole alati nii kaugele jõudnud. Nii et sellega me peame tegelema iga-aastaselt ja aina rohkem. Ja loomulikult üldine järjepidevus, me nägime, kui palju meil on nii õppeaedu kui kogukonnaaedu, toidusalusid, neid teemasid on väga palju, aga kuidas ikkagi tagada seda, et see jääks pikaajaliselt püsima, olenemata sellest, kui suured on meie eelarvelised ressursid näiteks linna sees, et kuidas me saame üksteist toetada ja selleks me oleme mitu aastat tegelenud võrgustikutööga, sellest aastast Jaanika ka õppeaedade suunal on seda ette võtnud ja samuti me tunneme, et nüüd on viimane aeg panna ka kirja pikaajaline visioon, et kuhu me tahame jõuda. Et meie tegevused ei oleks ainult 1 aasta vaates, vaid tegelikult 10, võib-olla rohkemgi perspektiiviga. Ja vaatamata kõigile väljakutsetele ja muredele, mis selles valdkonnas on, siis tegelikult linnaaiandus on nähtav ja inimesi see väga huvitab, et 2/3 küsitletud tallinlastest üldse teadsid kogukonnaaedade kohta, 1/3 teadis õppeaedade kohta ja veel umbes üle veerand inimestest veel ütlesid, et nad tahavad veel kogukonnaaias nagu toimetada ka, aga praegu toimetab ainult 1%, nii et tegelikult sellel valdkonnal on väga suur potentsiaal. Ja samuti õppeaedade puhul ka, et lausa 30% inimest ütlesid, et nad tahaksid õppeaias nagu tegutseda ja siin on rõõm näha, et need on lastevanemate vanuselised inimesed, et kuidas me saaks neid rohkem kaasata õppeaedadesse. Ja mainin juurde, et siin oli tegemist Tallinna Rahulu uuringuga, mis on ülelinnaline väga suure vastajaskonnaga. Meil oli üllatavalt rõõm kuulda, et tegelikult ikkagi tuntakse küll või on vähemalt kuuldud, mis asi on linnaaiandus. Ja selleks, et tegelikult anda inimestele ka kindlust, et jah, linnaaiandus on ohutu, tegevus linnas toidu kasvatamine on igati normaalne tegevus ja see on tervisele ka hea, et see toit ei ole reostunud kuidagi, sest on palju tegelikult eelarvamusi ja nende siis kas ümberlükkamiseks või siis kinnituse saamiseks oleme tellinud ka mulla ja taimeanalüüse ja rõõm on tõdeda, et need analüüsid on olnud head ja kinnitanud, et jah, linnas toidu kasvatamine ja selle söömine on ohutu tegevus küll, aga tuleb tähele panna, et enne ikka toit ära puhtaks pesta ja samuti on oluline jälgida ka mulla tervist, et oleks piisavalt orgaanikat ja et mullad ei oleks liiga happelised. Et sellised väiksed nipid, aga igal juhul julgustame. Ja seda uuringut me tegelikult just eelmisel nädalal saime raporti kätte ja kindlasti paneme veel kodulehele üles. Samuti jaanuaris meil tuleb eraldi avalik tutvustus, kus Tallinna Ülikooli mullateadur, kes sellest vastutas, ise täpsemalt räägib ja saab anda soovitusi. Just, ja tegelikult meil on nüüd järgmisel aastal plaanis teha ka linnakorilastele kindlust andev uuring, kus me siis uurime looduslikke taimi, et kas need on ohutud süüa. Siiamaani on isegi kinnitust leidnud, et väga suurte teede ääres olevad õunad on ohutud süüa, peaasi, et te need lihtsalt ära pesete. Ja lõpetuseks julgustame teid kõiki ikkagi linnaaiandusega tegelema, kui te veel seda ei tee, sest meiepoolne tugi on olemas. Ühelt poolt rahalises võtmes, meil on 2 taotlusvooru aastas, üks, mis on suunatud linnaasutustele, teine, mis on siis suunatud kõigile teistele huvilistele. Selle kohta me tavaliselt teeme ka jaanuaris infotunni.
Ja lisaks, kui nüüd tegemist on kogukonnaaiaga, mis sooviks linnamaal tegutseda, siis ka selleks me anname võimaluse ja loomulikult meie endi näol ja ka Kristin, meie kolleeg Põhja-Tallinna valitsuses, me kõik kolmekesi tegeleme ja Kristin võib lehvitada. Ja me kõik kolmekesi tegeleme sellega, et anda teile nõu, kuidas üldse alustada või kui te olete juba tegevad, siis kuidas jääda püsima, kuidas edasi areneda. Ja jah, lõpuks kõike seda infot leiab meie kodulehel, aga ka sotsiaalmeedias julgustame teid meid jälgima. On eraldi grupp olemas, avalik grupp Söödav linn Tallinn, kuhu postitavad ka erinevad kogukonnaaiad oma tegevusi ja ka õppeaedade grupp. Ja lisaks nüüd sellest aastast Jaanika tulekuga oleme käivitanud ka Instagrami. Jah. Nii et saate ära tagida Edlibel Tallinn. Lihtsalt öötähte ei saanud panna sinna. Vabandust, ei saanud eestikeelset nime panna. Ja aga täna siis tõesti julgelt tehke pilte. Saame kõik koos levitada ka seda positiivset sõnumit linnaaiandusest.